Nii. Olen muusaliga valijale. Kui on, siis andke märku. Veits vaibiblisid. Kuidas läheb kõigil? Andke chatis teada, mis toimub, kas midagi uut vahepeal juhtunud. Meil on endiselt morus sees GVP USD. Isiklikult vähemalt olen veel sõidan sellega sees. Stop loss on siin all 8-0, kui millest täitsa 8-0. Siin oli potentsiaalne reentri võimalus. Ma ise ei võtnud seda, kuna see mu entry tegelikult istub küllaki täpselt nagu samas kohas on ja korraks vaatan MetaTraderisse. Neli, 8-5. Kohas ma entren siin kohas. Stop loss siin all 8-5-0. Ja 7-6-0 on stop loss. See on siis sellest low'st 4 pipsu läbi. Kindlasti parema confirmation annaks, kui me vaatame näiteks ainuüksi juba 15 minsa, siis annaks kindlasti break üle selle high, sest eelneval low me breakisime ära nüüd. Ma ei tea, ma hetkel, vaatame väiksemat timeframe korraks sinna veel täitsa sisse. Äkki siin on mingi, mis iganes, lähme järjest alla 5 minutist. Nii. Vaatan see sisse. 3 minsa pakub meile juba väiksema. Või ole 2 minutit veel. Vaatame ka minuti ära. 2 minutit üks on sama, et see on nagu see ultimate discount. Paneme lihtsalt UT nüüdsest. Mulle tundub, et selle 5 minsa balance ikkagi puutusime ära. Ja, et nagu näha, siis tegelikult natukene veel tulla, et kui see peaks olema nüüd viimane kus hoiab, et lihtsalt vaadates, mida see price action võib teha. Aga ma panen endale tegelikult alerdi juba siia. Et siis ma tean, et ta pakub vähemalt juba 15 minuti breigi. Meil on kohe uudis ikka tulemas. 11 minutit. Tere ässad. No jõudu. Äss. Põhjas. Tavaliselt ütleb, see ise on, aga okei. Korraks tšekkan eurni ja viskan pilgu peale, et meil on high impact uudis speaker. Midagi erilist ei teinud siin turul. See on veel, mis 12-15 oli see. Veidike kukut propisse turgu, aga see ei ole mingi tegelist. Aga nüüd need, mis siin tulevad peale kohe 10 minsa pärast need uusti uudised, yes. Tundub päris huvitav ja kohe 55 meetri pärast on meediumit veel. Ja siis sisuliselt on selleks tänaseks üpris kõik. Nii, vaatan veel GBP paare, kuna homme hommikul meil on GBP uudised. Siin oli see potentsiaalne reentri, millest me hommikul rääkisime. 30 minuti, kui ei ole tunni vist teid samaks ja tunni pigem siis sellisel. Kus ta pakkus seda potentsiaalset re-entrit, see tehing peaks sees olema. Ma pole ühtegi entrit sisse stackinud peale selle, et pulla limit aktiveerus on ju. See viimane 5 minuti imbalance siin all. Ma panin siis hommikul rääkisin ka 24 pipist stop lossidega 2 tehingut. Reaktsioon see toimub, esimene tehing on sees, teine veel pole aktiivseks läinud. Aga ei midagi nagu erilist, et tõstsin alerdi siia üle selle high ka. Et siis kui ma panen siia kohe teise. Kust käed andis päris mõnus entry ja siis läks alla ja jäi range'i kinni, tuli üles tagasi, tegi ise grid testi ja tuli jälle uuesti alla tagasi, moodus likviidsust juurde. Aga ikkagi ei läinud läbi, et hetkel tundub, et ootab neid uudiseid nüüd ja siis tõenäoliselt sööb sulle high välja nende uudistega, mis seal on.
ja nüüd läheb selle quadruple või mis iganes, see on päris mitu puudet selle resistance joone peal nii-öelda, kus siis paljud retailerid kardan, et ega see kõrgem ka seal alles ei jää, kui uudised ja tuleb. seega tõenäoliselt, et mul on veel üks limit on siin üleval. See on siis täiesti siin Viki sees discounted, max discounted oleb üle nende haide, millest me oleme ka mitu korda rääkinud, et selle ma ka pikemalt peatu. Nii et vaatame, mis saab sellest. Minu selle tehingu stop loss on, ütlen, kas oli siin üleval või? Ma sain break-evenit selle Ustcadiga. Ma sain sealt sisse päris mõnusast kohast tegelikult, aga ta tuli tagasi break-evenisse, jah. Ja mul on sel tehing on siin kohas stop loss istub siin üleval. Ja siis, kui see peaks stop loss minema, siis see viimane tehing siin on. See re-entry ühesõnaga, ta veits andis siit palju saate korraks vaatan. Meil oli huvialaks see open on ju. Ja stop loss veidi üle. Üks kahe veidi üle. Ei midagi erilist. Nii. Mina näiteks otsustasin USD CAD-i osta hommikul. Osta? Mitte hommikul, aga jaa. Mul on tegelikult entry oli 31650. Jah, see oli seal skeemis sees, jah. Sa läksid siis väikse timeframe'il kütsid sisse? See oli täiesti selline intraday perspektiiv, et ma tegelikult, no see liquidity tegelikult, mis seal üleval on nagu, suht harva näeb ikka selliseid equal high'sid, et ma mõtlesingi, et küll davai vaata, et suht väike stop loss oli ka. Oli siia alla. Oli mul stop loss, aga mul on break-evenist nüüd see tehing üldse, ma ei mäleta, kuna ma panin. Panid siia alla muidu või? Ja no 10 pippi ongi sinna, see on nagu loogiline koht. Võis olla reaalne jah. Maksin muidu siia panna. Et mul on selles mõttes see entry, kui sa lähed väiksem, no sa oledki praegu 5 mintsa peal, et suht nõmendas kohast tegelikult. Vaata noh, sa näed ära, et ta on täpselt siukse koha peal, et tead, ta võib nagu break-evenisse tulla, vaata. Võtad seda ala või? Ja see imbalance, kogu see balansseerimata price action, mis seal on, et ta on nagu selles mõttes veits ugly, aga ma ikkagi tunnen, et ma ei lasta olla break-evenis ja. Nii, teine limit. Kell saab ka 7 minutit on uudisteni, et need ootame kindlasti ära. Nii kaua ilma surfata või ringi mingitel baaridel. Enza the Chappy on veel on muidugi sees. Hetkel treidib siis intraday higher low juures, eelmise A-punkti juures. Nii et ma hetkel ootaksid veel jätkuvaid buy-tehinguid. On ka võimalik, et me tuleme siia sellesse discounted alasse, sellesse candlesse, mis sweepis siis eelneva liquidity, väike imbalance ka vahel veel. 15 minuti peal. Ja tund ja need tundub puhtad. 23 minutit, väga ilus kändel. Uditri on imbalance. See on midagi siukest kuld. Panen ühe veel limiti, et tuleb allu. Ja kui ta nagu siit ka ei lähe, siis ikkagi siis me kukume sellest low'st läbi ja meil on päris palju alla minna, siis me hakkaks ikkagi jätkuvaid selle otsima. Ja tõenäoliselt esimesed parimad oletame, et kui see candle peakski siit läbi suruma, siis kindlasti esimesed treidid, mida ma hakkan otsima, on ümber selle breakeri candle'i ja siis jääb see discounted ala. Ja mind huvitab tegelikult ka see sama break siin, sest et intraday peal 4 tunni peal lähen ka kohe väiksematele. Oli see meil range on ju, ehk siis see range ikkagi tegime selle break of structure'i ja nagu ma hommikul ka rääkisin, meil võib olla seda retesti sellele breakeri joonele. Nii et ma arvestan ka sellega, et vaatan see väiksemalt timeframe'idel, et siis ma kindlasti tahaks juba shortida kulda. MyFX Booki selle gadget'i panin ka endal Chrome'ile. Näitab neid uudiseid. Muidugi ma ei taha, et neid low impact uudiseid näitaks millegi pärast. Eks ta saab ilmselt timmida. Ma näiteks panin veel GBP JP Wireless Selli siin mingi peale Londonit natuke aega. Nagu intraday Selli? Jep, 425 oli Sell ja Take Profit oli 875, ehk siis see oli hittis ära nagu. Ja okei. Seal mingi 5 minsa peal lähen. Siin siis, selle sees. See oli seal üleval ja. Väga nice. Mis see 475 oli sul või? Mul oli entry oli 425. 425.
ja stop loss on üleval või? Minu arust oli mingi 13 pipi ja stop loss kuidagi vaatasin niimoodi. Mul oli limit order oli seal 425 nagu. Jah, pakkus selle nii-öelda karakteri muutuse intraday. Muidugi alati oli see võimalus, me võime siit high'st bounce ida nagu ülespoole. Aga sellel on tegelikult, kui ta mul ilusti profitis oli, siis ma nägin nagu neid suuremaid timeframe'e, see üüratu potentsiaal tegelikult tal on kukkuda räigelt nagu. Muidugi. Minu arust nagu, aga ma ei tea, miski, ma ikkagi viitis TP ära ja siis ma olen väljas nagu. Mul on veel see teine buy limit on siin paigas, siit ma re-entry pole veel vaatanud. Kuigi mulle meeldib see, et ta on juba tegelikult sellest high'st üle teinud õrna breigi ja me treidime siin balance, et ma tahaks nagu näha teda vähemalt siiamaani. Et isegi kui see tehing peaks, on ju selle eilsega saime break even'i siit, seda rääkisime hommiku, tuli siin break even'isse. Et see teine limit, mis siin istub, väike imbalance oli vist ka sellel vahele jäetud. Et ma jätan ta ikkagi nagu igaks juhuks sisse. Ja siin on nagu nice potentsiaal see üles. Ja targetidel päris nagu käpelt võib käia see ka. Tänased uudised ja pluss siis on ju homme GVP oli murust homme hommikul. Jah, homme hommikul kell 9. Estonski aja järgi. Nii. GVP NCD. Siin ei ole midagi huvitavat hetkel. Eur GVP oli mingi paar, mis me see, seda buy tehingut vaatasin, aga ta on praegu üles edasi läinud. Tuli tegelikult siin low all, need equal'id all oli alert, et see on väga nice price action, mis siin on esiteks see monthly low, viimane unmitigated ala on ja üleval on veel korralikud kaugel küll, aga ilusad breakeri alad on ju, weekly breaker ka. Et Eur GVP võib siit väga magusa selli ja pakkuda meile küllaltki varsti. Panen ühe alertiga siia tagasi, millegi pärast ei ole seda. See on üli ilus koht, kust vaadata tegelikult selle nagu. Aga point oli, mis ma tahtsin teha tahtsin, oli see, et ma arvasin, et see price action tuleb pärast allapoole ja et mul oli siis siin, et pane buy limitid. Aga nüüd ma vaatan, intraday juba on mingi break tehtud, tõenäoliselt on siin meil mingid ilusad imbalance'id. 4 tunni väga ilus market makerite jalajälgvad, see on alati siuke nice. Nii lähen tagasi, vaatan 3 tundi, 2 tundi juba päris hea on. Hakka lubama imbalance'id hoopis vahele. Treidime sellest sees hetkel. Tund aega mina vähendaks, sest et range on nii vaatan kohe. 10 pipsu, spreedid on 12, umbes 13. Pool tundi. Väga ei paku, ma olen täiesti nõus panema selle ja siin on selle 50% peale on ka 15 minuti imbalance fill, vist oli ka 30 põhimõtteliselt. Sisuliselt. Et need on sellised huvitavad, mis võid intraday mängima hakata välja. Ma ise ei osaledes, mul on 4 treidi avatud ja ma pigem nagu sõidan nendega. Vaatan, kas kuld tegi mõne hästi või. Ei teinud. Nice boy. Väga hea. Kuld jättis mu sisse siin. Hetkel veel vähemalt. Ei saa muidugi lubada, et midagi hullu juhtub, aga selles mõttes, et see lendab kohe taevasse, vaadake seda. 4 sekundit, 5 sekundit. Nice. Pane nüüd. Ai! Põmm! Kusjuures ei ole veel tehingut kinni löönud, mis lipiks on see, selle tahate öelda mulle. Vaata, kui kiirelt see käis nagu nipsust mingi põms, vaata. Wow. Lõi küll tehingu kinni, see oli teise tehingu appi. Asendas nii kiirelt, ma ei saanud lihtsalt aru. Ehk siis selles me oleme see selle, et vaatame, mis siin saab. Teistest paarist rääkis GVP Boost tuli break even'isse, või mitte break even'isse, aga siia sellesse lossi, mis oli natuke siis kahandatud, väike loss sealt. Ja kukkus ülejäänud kõigest läbi. Ja GVP Boostiga on Nagesh.
hetkel vähemalt. See teine limit, mul ei olnud teist limitit sees. Ei olnud ainult üks limit oli. Vot see on see, kui on kohati nagu see metadel veits kirju nendest limititest. Aga kui siin keegi jättis teise limiti sisse, siis see peaks olema aktiivne. Ja veits treidime üles hetkel. Ja midagi erilist. Kindlasti selle high break, nagu rääkisime. Ust käed sai veits bounce'i. Vaatame, mis temaga juhtub. Vaatame korra dollarit. Mingit nagu erilist nagu movement ei ole selles mõttes. Nagu sellist vihast. Hetkel seda nagu struktuuriliselt vaadates, siis kas või seda 15 minutit, kuidas ma loeks, on see, et meil oli eelnev range, me saime breigi ja meil on all imbalance'it juba 15 minuti peal, mis ei saanud tegelikult täitsa täidetud. Hetkel ka jätsime madalama selle, kui me nüüd breigime selle low, siis tõenäoliselt ka juba selle, nii et tuleme veidikene astuma allapoole. Kindlasti tähtsateks punktideks osutuvad ikkagi need demand zone'id. Kui me siia imbalance'isse kukume, siis ma olen enam kui kindel, et me kukume täitsa siia, bare minimum see 50%, aga pigem vaataks siia alla ja nii edasi. Kuld läheb. Kuld läheb, jah. Nice. Lükkane lerku ja. Mul on üks limit tegelikult, 1682 on ka veel kullal. Ta ei löönud sisse veel. Mul oli siin natukene ülevalpool. See on see. Aga sa esimesega oled sees või? Või see lõi stop loss? Esimese enter oli 1684. Oli mul esse. Ja stop loss siis oli veits allpool või? Siin samas või? Stop loss oli teise entris, ehk siis 82 oli stop loss. Okei. Ta sa tegid niimoodi. Aus. GBP ust ja see tiksu GBP chapi nothing special ja ust käed endiselt on ka siuke. Ei tulnud nagu mingi meeletult tugevat mõju, aga vaatame, kuidas see New York nagu läheb, et oleks lootnud veits rohkem volüümi, et oleks laivis mingid ägedad actionid kohe saanud, aga ei, fine. Eurust suht kinni kiilunud, kõik on veitsika natukene kinni kiilunud. Ja, aga samas tegelikult nii klassikaline, kui ikkagi mõne korralik tamp on toimunud nagu. Nii, et ma ei teagi. Mis toksid teevad US30 näiteks? Vabalt. Täiesti, issand Jeesus, kui kaua need on stuck nagu. Issand Jeesus. Ja ma ootan buy tehingut tegelikult sealt alt. Ja, no see on mõistlik. Range näst. Ja ta on huviala ja. Siin on väga nice viimane discounted ala. Kindlasti nagu mida jälgida. Võib-olla ma vaataks, panustaks kõige rohkem nagu selle peale. Muidugi siin on nagu nice liquidity run toimunud ja on siuke korralik imbalance, aga ta ei ole nagu midagi väga majorit teinud peale selle, et kui meil oli päevane range siin, siis me breakisime selle range'i, aga nagu kui me vaatame juba järgmiseid, siis tegelikult ta ei teinud midagi siukest nagu väga erilist märkis. Millegipärast see tekitab selle tunde, et ta on nagu kind of liquidity ja siin on nagu see imbalance ja täiesti discounted zone'id, ilus liquidity run. Siin on boss ka toimunud. Aga vaata, seal on tegelikult see lick run. Mul on terve see huviala tegelikult on võetud huvialaks ja ma ootan, sest tegelikult limititega ei saagi panna, sest reaalselt mingi 400 points jääb stop. Ja seal on pigem see price action järgimine. Ja. Laivis, see on kindlasti, et saada neid nagu üli häid entrid. Stop lossita hedge'ima. Ja stokkidel murust oli hea kellaaeg, oli see 16.30, see overlapi algus. New York session, New York stock exchange annab 16.30. Ja, et see oli see nice aeg, et kui kulla on see 15.30, siis täpselt tunni aja pärast saad nagu, ma ei tea, kas siis võtame hüpoteetiliselt, mis siin
mis päeva jooksul juhtunud võib nagu. See on Bearis turg minu arust hetkel. Sest et siit me saadasime ka läbi, tegime uue low. Meil on veel see high, see low, ehk siis see on Bearis range. Siit oleme täiesti välja mitigeerinud. Nii kaua, kui siit üle ei saa, me tegelikult ei oskaks mingit tehingut vaadata peale seda, et jätkame sellidega, mis oleks päris nice juba see 30 mins imbalance ka. Kuna üleme range. Palju see palju ta jääb? 1, 1, 2, ta jääb päris palju ikka, mingi 150 pointi. Sealt on jah, mõnusam. 400 points. See on nende profi-firmi kasutajatega päris pull treidida, sellepärast, et nad muutsid oma contract size nii FTMO kui MyForex Funds. Finotiv ka vist. Nii. Pead ei anna, aga tõenäoliselt. Et põhimõtteliselt ongi nagu lased mingi 5 ja 7 lot size'id nagu US30 nagu suht näljakas. Ja, aga see on ju ikkagi selles mõttes see contract size määrab sul selle. Contract size'i muutsid kõik nad ja. Aga sa oled arvutanud riski läbi, et mis nagu mingi 100-200 tunniste kontodega need sellised normaalsed liikumised oleks, kuidas stop lossiks panna ja palju need mul oli niimoodi, et ma treidisin esmaspäeval US30 New Yorgi ajal ja mul oli kuskil 60-70 points jätsin stop lossid ja ma panin 5, 6 ja 7 lotti nagu sisse. Nice. Aga see on tegelikult, see ei ole üldse hullu sellepärast, see on nii väike ühik nagu. Seal peaks panema mingi 50, vaat siis oleks nagu, et hold my beer. Siis saab neid Insta postitusi teha, vaata. Skalvin US30 50 lotistega. 50 see Mingitab endale kammib ära, et mis seal toimub. Otsid brokeri, millel on see contract size mingi üli kehva, vaata. Ja sa paned mingi 200 lotti ja see on nagu mingi 0,02. Siis me saaks hakata nendeks vendadeks, kes rendivad Lambo ja panevad 50 lotist Insta pilte, vaata. Koreks kuruks hakata ikka täiega ja how to not lose at all ja värki, et noh, teema. Try this ultimate strategy works for every dummies. Only for you ja best sale ja. Kes veel kambas on? Palju meid 14 tükki, päris palju tegelikult. Sten on raudselt puldis, ma tean. Kindlalt. Sten on full teemas. Vaatame üldse SPX-i ka korra. Kuna meil oli eelnev lower high, lower low, boss, siis breakeris toimus tehing on ju siin alas mingi reaktsiooni andis. See oli tegelikult, see on introdi mõistes, see on päris hea ikka mõelda. Mina pakuks, et see siin keskel on kõik liquidity ja vaataks kohe automaatselt siia alla jällegi. Siin samamoodi see sama skeem, mis on US30 vaatasime, et ei ole erilise nagu tähtsusega. Samamoodi ainult see intraday break. See range alles, see ka siit ei saanud. Nagu näha, kui vaatad tegelikult neid keskmise alasid, nagu nii kui seda on ju, vaatad seda, siis tegelikult kõik need keskel olev, mis ongi tegelikult liquidity nagu A ja B punkti nagu keskel. Üldjuhul need kõik alad on tegelikult liquidity. Ta näeb hea välja. Vaatad imbalance värgid on ju kõik asjad, liquidity run. Aga kõige paremad tehingud anyway alati jäävad nagu üles ja täiesti alla on ju. No minu arust siin on väga suurte timeframe'ide confirmation'id, et hetkel see koht, kus me oleme, on reaalne koht, kus otsida tegelikult buy tehingud. Kui see ei holdi, siis tegelikult terve selle retracement'i vältel me ei ole saanud sellist struktuuri, nagu meil hetkel on. Nagu. See on üks põhipõhjused, miks ma üldse vaatan siit buy tehingud, pluss meil on toimunud nagu liquidity run ja kõik nagu toimib. Palju balansseerimata hinna liikumist, et kui see ala tõesti ei holdi, siis sõbrakesed nagu shortiga seda jaos nagu päriselt. Yeah. Imbalance. Et vähemalt sinna üles võiks küll temaga välja sõita. Aga see on juba korralik kogus tegelikult, üle 1000. See on väga korralik kogus ja siin on ka tegelikult näha esimesi märke. Me korraks vaatame ka, veel ei ole, aga siuke nipa-napa. Line chart näitab neid struktuure, mida ma ka arvasin, et ta teeb ja 30 minsa ja 15 minsa näitab, et tegelikult me oleme eelneva lower high break'id ehk on uus high moodustatud. Kerge siukse liquidity run'i tegime tänase Asianile. Tõenäoliselt tasakaalustamist ja price action'it. Liquidity run on siin olemas, siin on tegelikult siis boss on ja et hakata seda üles sõitma, siin tuleb isegi hea confirmation peale just.
ja Nasdaqit korraks vaadata, näed, ja sellest ongi see, mis ma tahtsin rääkida. Kui 2 indeksit on ju vana hea, näitavad sulle, et nad lähevad siis pigem suunaga üles, on ju. Ja US 30 on veel see, kes nagu järgi räägib siin, on see divergence sees, on ju. Siis kui näiteks SPX ja NAS juba minema panevad ja US tuleb treidib siia alla, siis on kõige parem võimalus tegelikult oleks US'i näppida, on ju. Vahet ei ole millega, nagu see teistmoodi ka juhtub, mis paaridest on. Seda enne teeb. Aga see ala jääb siin all päris mahlaseks. Ma jälgin seda, ma panen SPX-il siia Lerdomari. Lihtsalt huvi pärast. Nii, enne kui lõpetame, tõmbame veel korra pilgu peale NZD Chapi erilisest veel pole muutunud, Ust CAD, täpselt sama, et uudised ei andnud jah, reaalselt nagu mingit erilist mõju. GLP Chapi, ei tee ka mitte midagi ägedat, GLP Ust, pole veel bossi ja kuld ka küllalt siuke tiksuvad kõik koha peal range'ud, et ja kokku võivad turg ja ma arvan, et sellega tegelikult kõik hetkel lõpetada. Eks hoiame 11 kursis, kui õhtul peaks midagi ägedat toimuma või kui hakata siis stokse nüpeldama, andke märku, mis teete. Isegi kui tuimalt lossi saate. Ja homme hommikul siis juba vaatame üle, mis toimub, mis toimub hakkab. Head õhtut! Täiks kõne eest ja olge tublid asjad. Tšau!